Mesilased koguvad endale õietolmu toiduks. Õietolm on nende jaoks valkude, mineraalainete ja vitamiinide allikaks. Samuti on õietolmu vaja uue põlvkonna mesilaste kasvatamisel. Kui mesilane lendab õietolmu korjele, võtab ta tarust kaasa ka mett. Maandunud õiele hakkab ta alalõugadega mäluma tolmukaid, ülalõugade ja keelisabil kisub ta tolmuterasid tolmukate küljest lahti. Saadud õietolmuterad niisutab ta mee ja süljega. Mesilase lõugade vahelt tulnud õietolm on niiske, mistõttu tema rindmik ja jalgade küljes olevad kammikesed muutuvad kleepuvaks. Osa õietolmu kleepub mesilase keha külge, kui ta õiele maandub. See tuleneb staatilisest elektrist. Mesilase karvadesse on lendamise tagajärjel tekkinud negatiivselt laetud staatiline elekter. Osa õietolmuteradest on positiivse laenguga, mis tõmbuvad mesilase külge. Karvades olev õietolm kammitakse sealt välja ning asetatakse suhu esialgseks töötlemiseks. Peale seda asetatakse õietolm tagumiste jalgade küljes olevatesse suirakorvikestesse. Mesilane lendab kogutud õietolmu saagiga tarru ja paigutab tombukesed kärjakannu. Millal saab õietolmu koguda? Õietolmu võime koguda alates võilille õitsemisest kuni mee kogumiseni. Head alad õietolmu kogumiseks on kaugemal suurematest teedest ja muudest saasteallikatest. Õietolmu saamiseks kasutatakse tugevaid, terveid mesilasperesid. Kogumise juures ei tohi ära unustada ka mesilasperede oma õietolmutarvet. Õietolmu ei ole mõtet koguda külma ja vihmase ilmaga, samuti mitte enne pikemat külma ilmaperioodi. See on selleks, et õietolmu jaguks mesilasperele ebasoodsate ilmade ajal. Õietolmu ei koguta ka pärast meevõttu lõppu. Kuidas õietolmu koguda? Taru lennuava ette asetatakse õietolmukogur avatud kogumisrestiga mõned päevad enne kogumise alustamist. See aitab mesilastel harjuda resti läbimisega. Sellest hoolimata võivad mesilased esimesel kogumise päeval olla häiritud ja segaduses. Taru alla asetatava õietolmukoguri eelis on see, et vihma korral jääb õietolm kuivaks ning ei saa sademete poolt kahjustada. Samuti on sellise koguri puhul lihtne kogumine katkestada. Kogur asetatakse põhja asemele, maapinnast vähemalt 20–30 cm kõrgusele, selleks et maapinnast tulev niiskus ei kahjustaks õietolmu. Õietolmu kogurit tuleb tühjendada iga päev, kui õietolmu kogutakse. Saadud õietolm kuivatatakse kuivatis kohe või külmutatakse eelnevalt ja kuivatatakse hiljem. Õietolmu peaks koguma etapiti, et mesilasperes ei tekiks õietolmu defitsiiti. Võib juhtuda, et kuumemate ilmade saabudes tekib mesilasperes tänu taru ette asetatud õietolmu kogurile sülemlemistung, kuna koguri pärast on ventilatsioon tarus vähene. Õietolmu kuivatamine. Õietolmu kuivatamiseks kasutatakse spetsiaalseid kuivateid, milles on võrkpõhjaga restid, millele laotatakse õietolm õhukese kihina kuivama. Kapitemperatuur kuivatamise ajal on 39–40 kraadi Celsiuse järgi. Peale kuivatamist peaks õietolmu niiskus olema vahemikus 6–8%. Ilma mõõtmiseta saab sellest aru, kui õietolmu tomp hamba all krõmpsub. Kui ei, siis on veel niiske. Peale kuivatamist õietolm puhastatakse prahist, kas tuulamise või sorteerimise teel. Kuivatatud ja puhastatud õietolmu saame pakendada toiduainete jaoks lubatud pakendisse. Müügipakendile tuleb lisada ka vastav etikett, kuhu on märgitud kõik vajalikud andmed. Toote nimi, tootja andmed, säilitamise tingimused, hoida jahes ja kuivas ning parim enne, mis on õietolmu puhul 1 aasta alates korjamise päevast. Õietolmu kasutamine. Õietolmu soovitatav päevanorm täiskasvanule on 2–3 teelusikatäit, lastele 1 teelusikas õietolmu päevas. Tarbimist on mõistlik alustada väikeste koguste kaupa ja tasapisi koguseid suurendada. Õietolmu soovitatakse tarbida segatuna jogurti või mõne muu vedeliku sees. Seda sellepärast, et siis õietolmu kõva kest pehmeneb ning see aitab kaasa õietolmu imendumisele seedimisel. Tuul tolmlevate taimede õietolmu vastu allergilised inimesed ei tohiks süüa õietolmu. Õietolm sisaldab C-vitamiini, rasvlahustavaid E, D ja K vitamiine. Nendele lisaks sisaldab õietolm mineraalaineid nagu tsinki, vaske, mangaani, seleeni, rauda, kaltsiumit ja kaaliumit.
rikkaliku toiteväärtuse pärast on õietolm hinnaline lisatoit haigusest paranejatele ja sportlastele. Õietolm sisaldab ka kasvuhormoone, milledel on sageli positiivne mõju inimeste hormonaalsetele häiretele. Õietolm on väärtuslik toiduaine nii mesilastele kui ka inimestele.